Katkine kruus. Ema ostis Räpala kaupmehelt ilusa valge kruusi. Ütles, et see on ilus kruus, et sellest on hea kohvi juua või jälle hea piima lauale tuua. Kui ema välja läks, võtsime meie Joosepiga kruusi kapist välja ja hakkasime vaatama. See oli ikka ilus kruus küll, pilt peal ja seal oli 11 hane ja mees, suur vits käes. Hanedel olid pikad kaelad ja üks hani teiste taga oli pisike. Ja pildi kõrval oli veel vene või saksa või teab mis keeli salm. Mina ütlesin, nüüd ma küsin ema käes selle kruusi endale ja hakkan siit seest jooma. Joosep vastas, no vale, ei ema seda sulle anna, sellest joob isa. Või toob lauale siis, kui külainimesi on. Siis Joosep ütles veel, ma näitan, kuidas kaupmehed proovivad, kas kruus on terve. Tema pani kruusi pihu peale ja lõi sõrmenukiga külge. Aga kruus ei teinud mingit häält. Siis võtsin mina ise ja proovisin. Esiti ei teinud ka häält, aga kui ma kõvemini lõin, siis tegi küll häält, et on terve. Aga kui ma veel kõvemini tahtsin lüüa, kukkus kruus maha ja läks katki. Ma kohkusin koledast ja ütlesin, jumal küll. Joosep ütles, aga sa nüüd ema käest saad. Ja siis hakkas ise nutma. Mina korjasin tükid ära, viisin sahvrisse kapi taha nurka ja ütlesin Joosepile, ära sa emale ära kaeba. Siis mõtlesin, et mis nüüd küll saab, et kuidas ma emale ütlen, et peksta ei saaks. Või viskaksin tükid ära ja valetaksin emale, et ma ei teagi, kus kruus on. Aga kui Joosepiga pahaseks saame, siis tema ütleb kindlasti ära. Ja valetada ei tohigi. Oh jumal küll. Nüüd mina mõtlesin ühte lugu selle kruusi peale, ei tahtnud ma süüa ega kedagi. Ema ütles, mis sul on, et sa süüa ei taha, kas sa haige oled? Ma toon võileiba, aga mina ei tahtnud midagi. Ja kui vanaema peale sööki õhtupalvet luges, siis mina ka palusin tasakesi, et armas jumal, kuidas sellega saaks nii, et ma ema käest peksta ei saaks. Ja kui juba asemel olime ja tuli oli kustunud, ütles Joosep, kas nüüd hakkame selga sügama? Me sügasime iga õhtu teineteise selga, aga täna mina ei tahtnud. Ütlesin vaid, oh jumal, kuidas selle kruusiga saab? Joosep arvas, et aga kui oleks niisuke hall vanamees, paluks seda, see nõiuks terveks. Mina ütlesin, jah, no kui ei ole jälle. Ega tea, kas hall vanameeski saaks. Ma palusin jumalatki, aga jumal teeb küll terveks, kui tahab. Siis mina palusin veel tasakesi ja ütlesin Joosepile, et homme ma lähen isaga kirikusse ja palun veel. Siis ehk teeb terveks. Süda valutas kaua aega veel, kuni lõpuks jäin magama. Hommikul palusin isa ja isa võttiski mind kirikusse kaasa. Joosep tuli Kopli kasest saadik ka sõitma ja kui saanist maha läks, ütles, no saab siis näha. Kirikus ma kohe ei palunud. Esiti ikka vaatasin, kuidas kirikhärra altariaias luges ja laulis. Ja siis, kui kirikhärra kantslisse tuli, palusin tasakesi. Armas taevane isa jumal, mina palun, et kui mina koju tulen, et sina teeksid selle katkise kruusi terveks. Siis mina oleksin ühtepuhku hea laps. No tee nüüd, no mis see sul oleks? Siis ma ei räägiks millalgi emale vastu ja õpiksin pähe kõik meie risti õpetuse ja selle pikakus pühast vaimust ja hagu murraksin pliidi alla ja seale raiuksin iga õhtu kartuleid ja see katkine kruus on sahvris kapi taga nurgas, seal, kust me Joosepi papist hobus üles leidsime. Ma palun, tee nüüd, siis mina ei saaks ema käest peksta. Nüüd ja igavesti. Aamen. Siis ma enam ei palunud. Mõtlesin peas palvet ja olin veel tüki aega põlvili. Ja siis tõusin üles. Kohe minu lähedal palus ka üks naine ja nuttis ise. Mina mõtlesin, et ei tea, kas tema tegi ka midagi katki või on ta laps haige. Kui Joosep oli haige, siis meie ema ka nuttis ja palus. Mina küsisin tasakesi isa käest. Ei tea, miks see naine palub, kas on ta laps haige või tegi midagi katki. Isa ütles, kus, kes? Ära räägi nüüd, palu ka. Mina ütlesin õige tasakesi isale kõrva sisse. Ma juba palusingi. Aga mispärast ma palusin, seda ma ei öelnud. Aga isa ütles, no hea küll, ole nüüd tasa, kirikus ei tohi rääkida.
kuula, mis kirikhärra räägib. Mina hakkasin kuulama, aga kirikhärra ei rääkinud midagi Jeesusest. Rääkis hoopis muust. Siis küsis, kuidas on sellega lugu. 2 korda küsis ikka kõvasti, kuidas on sellega lugu, kuidas on sellega lugu. Ja siis rääkis jälle muud. Aga see naine seal nuttis ikka edasi. Nüüd ma sain aru, et ega ta sellepärast ei nutnud, et ta midagi katki tegi. Tema ise on ju ema, keda tal karta. Temal oli kohe selline suur kokku keeratud silmarätik kaasas. Sellega ikka pühkis silmi ja suud ja tihkus vahet pidamata. Mina hakkasin vaatama, kas isa ka palub, aga ma ei saanud aru. Jutlus oli ikka pikk. Kiriku lagi on kõrge ja kividest ja sedasi kumer. Mina mõtlesin, et kui meie toal oleks ka niisugune lagi, siis ei saaks ema midagi lae vahele panna. Ja vitsa ka ei saaks panna. Toogu siis iga kord õuest. Kirikhärra ei ole ühes kohas paigal, kui jutlust peab. Käib ikka vahel altariaias ja vahel kantslis ja vahel käib seina ääres istumas. Aga kui vanaema palveraamatust õhtupalvet loeb, siis on ühte lugu ühe koha peal paigal. Nüüd ma teen nii, kui vanaema palvet loeb, siis ma esiti olen pliidi ees, see on justkui altariaed, ja siis lähen ema sängi, see on justkui kantsel. Kui jutlus lõppes, siis mina otsisin isale lauluraamatust numbri järgi lauluga üles. 112 oli ja pärast tulime välja. Isa otsis kirikulagedalt rahva hulgast kalmutädi üles, rääkis juttu ja küsis, kas nende mehed metsas ka käivad. Tädi küsis jälle vastu, kas meie lehm veel lüpsab ja saatis meie rahvale palju tervisi. Ja siis hakkasime tulema. Tee peal mina mõtlesin kogu aja, ei tea, kas on nüüd juba terve või ei ole. Kas on ka nii terve, et ei tunnegi või on katki mineku kohad ikkagi tunda. Küll see Jumal on ikka vägev. Temal on ükskõik puha, mis kõik teeb terveks. Tema saaks Joosepi papist hobusegi terveks ja otsiks minu noagi üles. Teinekord palungi seda. Kopli kase juures oli Joosep vastas ja ütles, ei kedagi, lõuna ajal veel ei olnud terve. Minul hakkas jälle süda valutama, ma ütlesin, sa valetad, miks sa läksid enne aegu vahtima? Kodus läksime üheskoos sahvrisse vaatama. Mina tõmbasin tasakesi kaltsu eest ära. Jumal küll, ikka oli katki.